On minu suur au tutvustada ühte revolutsionääri Eesti toiduärist. Tema nimi on Loore Emily Raav ja ta on üks vegan restoran Vee asutajatest. Hei Loore! Tervist! Ma mäletan, et TripAdvisoris vist te olite ju märgitud kui kas kõige esimene või üks kõige lemmikumaid ja kõige paremaid restorane Eestis. Hetkel me asume 3. kohal ja me oleme pikka aega olnud 2. kohal ja me oleme korraks olnud ka 1. kohal. Vau, väga äge nukid, kule! Et selles mõttes, et kui me ütleme see circa 3,5 aastat tagasi selle koha avasime või et enne seda, kui me üldse julgesime selle peale mõelda, me ei oleks elu sees osanud arvata, et üks taimetoidurestoran võiks olla Eestis kohas, kus loomne toit on kultuuriliselt nagu väga oluline, vähemalt praegu. Et me ei oleks eales osanud arvata, et me võiksime olla nagu niivõrd võrreldavad teiste sükeste nii-öelda tippkohtadega. Üks toit on siin seitan vist, seitani kotlett. Seitan on siis nisu gluteenist vist kuidagi. Nisu valgust ja ehk gluteenist tehtud sükene kunstlihalaadne toode. Ja tõesti see oli minu jaoks kui taimetoitlase jaoks ääretult hirmuäratav süüa, sest et esiteks ta maitses nagu tailiha ja ma tõesti järasin seda terve igaviku, täpselt nagu liha ja ma ei suutnud seda süüa, sest et see oli liiga liha moodi. Et taimetoit võib tõepoolest olla isegi liiga liha moodi. Meil on praegu näiteks menüüs siuke asi nagu kalaburger jutumärkides. See on hirmuäratavalt kalakotleti maitseline. Ja mis see saladus on siis, et kuidas see kala maitse on sinna saadud? Vetikad. Et tegelikult kala ei maitse nagu kala, vaid kala maitseb nagu meri ja vetikad maitsevad nagu meri. Et meil on nagu siukene nii-öelda oma loominguline järeldus tulnud, et lihtsalt see merekeskkond on see, mis annab nii vetikatele kui kaladele siukse spetsiifilise nii-öelda maitse. Aga kuidas seda tekstuuri saab teha järgi või mis need komponendid seal sees võiks olla? Tekstuur võib täiesti sõltuda. See konkreetne kalaburgeri kotlett on tofust ja vetikast tehtud, ehk siukene nii-öelda purustatud kalalihama ja ma arvan tofu, et võib täiesti võib-olla tekitada mingeid analooge. Kuigi ma võib-olla ei ole pädev ütlema, sest et ma ei ole juba väga ammu ise söönud ei kala ega liha ega paljusid teisi loomseid tooteid, nii et mu maitsemeeled võivad olla ka veidikene tuhmunud. Loomse toidu osas? Jah. See ei ole üldse midagi halba. Ma arvan ka, et ei ole lihtsalt, ma pean seda nagu tunnistama, et aeg-ajalt mu ema on selline, kes ütleb, et see asi ikka päris nii või naa ei maitse, et ma ei tea, minu arust maitseb, sest mina mäletan nii, aga minu mäletus on umbes 10 aasta tagune. Loore, sa oled seotud ka Eesti Vegan Seltsiga. Kui oluliseks sa pead seda Vegan Seltsi toetamist, loomuses, loomade eest seismist, restorani tööga, siis, mida sa siin teed, et serveerid vegan toite, et kuidas see sinu jaoks nagu kokku läheb? Kui sa tutvustad seda olukorda ja näitad, et võib-olla ei ole nagu kõige eetilisem või kõige mõnusam tarbida kogu aeg nii palju loomset, siis sa pead pakkuma inimesele ka seda alternatiivi. Et mis siis on see, mida saab süüa, et milline on see hea taimetoit ja see on minu jaoks olnudki siukene kõige põhilisem trigger, et me tahame pakkuda head lahedat taimetoitu, et inimesi üllatada, et taimetoit võib päriselt olla hea ja maitsev. Ükskord me istusime sinuga siin samas kõrval ühes restoranis ja ma olin just endale sellise muffini võtnud ja küsisin su käest, et kuule Loore, et mismoodi see kreem siin nagu püsib ja siis sa ütlesid mulle, et see on agar-agariga. Osaliselt. On ju, agar-agar, et vetikaid siis kasutada selleks, et see kreem püsiks niimoodi kaunis? Mitte ainult, selles mõttes, et see kreem ise on ka ikkagi tahke. Agar on lihtsalt taimetoidu maailmas üks asjadest, mida saab kasutada selleks, et asju stabiliseerida. Ka vetikas? Vetikas, agar-agar on vetikas ja agar-agarist, et inimesed ära ei ehmataks, tegelikult agar-agarist tehakse marmelaadi, nii et marmelaad on vetikas. Et see on siis ka agariga? Just, see on tehtud agariga ja põhimõtteliselt võib öelda, et see on niisugune kerge marmelaadi kiht. Klassikaliselt kondiitris kasutatakse selleks želatiini ehk loomakontidest tehtud jahu, millega stabiliseeritakse asju, lihtsalt agar on üks alternatiiv, ta käitub veidi teisiti, kes on harjunud želatiiniga, ei saa minna automaatselt kohe üle agarile, aga et see on üks asi, mida avastada kindlasti. Aga mis siin sees on see kreem näiteks? Paistab välja siuke juustukoogine. See on silken tofust, ehk siis siidisest tofust tehtud nii-öelda. Siidisest tofust. Aga nüüd ma mõtlen, et kreeme on hästi erinevaid, eks meil on kaera ja kookose ja soja ja riisikoored, et milline sinu hinnang on nendele koortele, milline kõige parem võiks olla? Neid peab katsetama, sellepärast, et tegelikult iga tootja koor võib olla väga erinev. On müügil kooresid, mis absoluutselt ei püsi.
et vahukoore alla nad nagu selles mõttes ei sobitu, et nad on ikkagi sellised, et kui nad vähegi sooja saavad, nad nagu sulavad ja vajuvad ära. Et see on üsna tavaline taimsete asjade puhul, selleks ongi hea kasutada seal mingisuguseid stabiilsust andvaid asju juurde. Nagu agar? Nagu agar näiteks. Väga hea on kasutada nendes kreemides šokolaadi. Šokolaad ise jahedega, eks see taheneb. Et need on sellised asjad, mis on stabiilsemad ja üks konkreetne kaeravahukoor on see, mida meie oleme nagu kasutama jäänud, sest et see tundub kõige nagu asjalikum, stabiilsem ja parem. Mis sinu jaoks kui kirgliku kokkaja jaoks, vegan restorani ühe asutaja jaoks võiks olla nagu need nipid, mida peaks alati arvestama taimetoidu tegemisel? Ma arvan, et põhiline, mida on lihtsalt hea meeles pidada, on see, et taimetoit saab oma maitse ikkagi maitsestamisest, nagu iga teine toit. Et ka samamoodi igasugused grilllihad on ju tohututes marinaadides maitsestatud 100 erinevat moodi. Iga kord tullakse turule uute nippide, trikkide ja mustikate, pohlade ja millega kõigega. Et tegelikult on see maitsestamine, ma arvan, mis on nagu põhiline. Et ei tasu lihtsalt arvata, et taimetoit on keedukartul salatiga või lihtsalt see salatileht ja toores porgand. Et absoluutselt kõik, mis jääb väljapoole seda, on tegelikult nagu kõik see lahedam taimetoit. Et ma arvan, et taimetoidu juures tulebki meeles pidada, et lihtsalt nagu ägedalt asju maitsestada, miksida, katsetada, pluss tutvuda erinevate köökidega. Et maailmas on ju kööke, mis on tegelikult väga suuresti nii-öelda taimse toidu põhised, olgu selleks Aasia või ka Lõuna-Euroopa. Et seal on tegelikult väga palju taimetoitu, mida saab nagu kohandada ja mida saab katsetada ja mis ongi algupäraselt mõeldud taimetoiduks, ehk siis ta ongi nagu maitsev toit. Loore, aitäh sulle selle jutu eest ja need maitsvad koogid tunduvad väga põnevad, et proovime ära. Palun. Aitäh sulle!